Viljandimaal Suure-Jaani vallas Mudiste külas kõlasid lasud. Õhtuhämaruses kohtus seni veel tundmatu isik elu hammasrataste vahele jäänud 2 õnnetu hingega. Millegipärast otsustas Jõhkard lähenevaid jõule tapatööga tähistada. Ta lähenes ettevaatlikult paha aimamatutele ohvritele ja kõnetas neid sõbralikult. Seejärel võttis ta hõlma alt püssi ja suunas toru hirmust tardunutele näkku. Habrast vaikust lõhestasid kärgatused ja lumisele põllule jäid lebama 2 kodutu valust tõmblevad kehad. Umbes selliste sõnadega võiks hakata pihta üks lugu, kui tegemist oleks inimese mõrvaga. Õnneks Mulgimaal seekord inimese verd ei valatud, vaid püssitoru ette jäi 2 hüljatud koera. Mudiste külas elav Katrin Kurvits tegi koos oma lastega tavapärast jalutuskäiku. Nad läksid lähedal seisvale põllule ja lootsid kitseperet söömas näha. Kitsi on seal kandis palju ja tihti võib neid just Meeta Taaveli majatagusel põllul maiustamast näha. Täna kitsi polnud, aga põllul istusid hoopis 2 toredat koera. Koerad olid sõbralikud, sest nad meie õues olid siin ka juba 2 päeva jooksul mõne korra käisid. Ja lapsed läksid, mul on väiksed lapsed, on 3 tükki ja need läksid küll neid väga julgelt silitama. Hommikul kohtus Katrin Kurvits Mudiste poe juures koertega uuesti. Penid polnud koju läinud ja nuiasid inimestelt süüa. Alles nüüd taipas Katrin, et koerad on hüljatud. Koerte ja kasside kohaliku poe juurde jätmine on seal kandis tavaline asi ja pea iga külaelanik on mõne hüljatud loomaga kokku puutunud. Meie lähedal, kus me lastega käime jalutamas, on auto tagurdamise ümberkeeramise jäljed ja kohalikud sellise tühja koha peal lihtsalt ei keera autot ringi. Ja sealt need jalajäljed algasid ka, et natukene tegime lastega sellist detektiivitööd. Juunad olid auto pealt ikka maha visatud, teine oli elekollane väike ja teine oli suurem. Katrin hakkas otsima koerte peremeest. Esimesel päeval ma varjupaika kohe ei teatanud ja kahjuks oli minu viga, ma pidanud seda kohe tegema. Mõtlesin panna poodi kuulutuse üles, aga kui ma läksin seda panema, siis need koerad olid kadunud ja esimene mõte oli muidugi, nad läksid oma koju tagasi. Aga kui nad siin ka järgmisel päeval olid, siis ma võtsin varjupaigaga ühendust. Paraku jõudis varjupaiga töötaja kohale liiga hilja. Keegi oli juba kutsad maha lasknud ja põllult võis näha vaid veretöö jälgi. Koeri polnud enam kuskil, aga veerada viitas, et ohvrid on vana sigala juurde lohistatud. Lihtsalt väga õõvastav vaatepilt oli. Ja kurb on mõelda, et kui sa neid paar tundi tagasi näed elusa ja rõõmsana siin ringi tormlamas ja siis paari tunni pärast neid lihtsalt enam ei ole. Lastele ei ole julgenud rääkida, sest nad ei saanud juba sellest aru, kuidas keegi saab oma loomad niimoodi maha jätta. Nüüd kutsuti kohale ka politsei. Sügavast vett täis august saadi koeralaibad kätte alles päästeteenistuse abiga ja korjused saadeti Viljandisse ekspertiisi. Vähemalt väiksema koera vigastused polnud eluohtlikud ja tema suri arvatavasti hoopis piinarikkalt uppumissurma. Veterinaarid tegid röntgeni ja leidsid siis, et ühel koeral on kaelhaavleid täis ja teisel on terve peahaavleid täis. Veterinaar arvas, et kas nad on surnud siis šoki tagajärjel või on uppunud. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust. Küla vahel sosistati, et koeratapp oli alguse saanud Meeta Taaveli jäneste kadumisest. Keegi olevat salaja proua Taaveli hoovi hiilinud ja 2 puurist jänkud välja lasknud. Kui kuuldused põllul peremeest ootavatest penidest jõudsid Meeta kõrvu, siis ta arvaski, et jänkude kadumise taga on just need koerad ja palunud nad maha kõmmutada. Eakas proua aga lükkas selle kuulujutu ümber. Mina ei ole küll palunud. Mina olen nii loomaarvastaja inimene, ma viskasin isegi neil siia leiba, et nad on söömata. No ärrakene, mina ei tee nendest järjest mingisugust probleemi. Mul olid nad sõbrakesed, ma neid talitasin ja tegin, oli kellega suhelda, eks ole. Oli kuidas oli, isegi kui põllule nälgima jäetud koerad olid jäneste murdmise taga, siis nemad on oma surmaotsuse kätte saanud. Ka tuleb koerte maha nottimise eest nüüd kellegil kohtude jalge alla võtta ja oma karistuse saab temagi. Suure-Jaani valla elanikud ei pääse sammuti ja maksavad kinni koerte äratoimetamisega seotud kulud. Ainukesena pääseb karistuseta selle loo peasüüdlane ehk loomahülgaja.